Tervist, mina olen Maitu Tund ja tänases Elukooli tunnis ma näitan teile, kuidas koduõlut pudelisse villida. Tere tulemast mu fucking Elukooli! Sest ilmselgelt olete näinud mu esimest videot, kuidas koduõlut teha ja kui ei ole, siis link on siin. Ja nüüd ma näitan teile, kuidas siis valmis tehtud koduõlu ilusti pudelisse villida, sest te olete endast lugupidav parm ja te tahate juua klaaspudelist, nagu te siin näete. Ja selleks ongi meil vaja, siis vaatame kähku üle. Meil on siin kõigepealt on plekkpurgid, see ei pea siin olema. Kõigepealt on siis plekkpurgid, need on väga raske kaanetada, see masin maksab hästi palju, nii et neid me üldse ei vaata. Siis meil on siin tavalised pudelid, kuhu saab sisse panna ja korgid ja karboniseerimistabletid ja pudeli korgitaja ja õlu loomulikult. Ja siis väike tööriist, millega saab õlut pudelisse panna. Kui teil on õlu valmis, siis te põhimõtteliselt saategi ta kohe otse pudelisse panna. Aga kuna minu tünnil siin ei ole kraanis, ma pean enne ümber valama õlleankrusse. Paneme ta siia sisse. That's some strong shit. Nii, ja valame kähku õlleankrusse. Enne kui liiga palju õhku ligi pääseb. Kraan on alt kinni või? Ankrul on kraan kinni või? Välja ei voole alt õlut. Ja alati soovitan enne valamist kontrollida, kas kraan on kinni. Et te kallist kraami raisku ei laseks. Ja siis vaadake, et väga palju seda õllepaksu ankrusse ei laseks. Nii, ja siis valate umbes ära ja siis näete, siia põhja jääb siuke paks, seda ärge valage. Seda võite saia peale panna. Nii, ja nüüd vaadake, kas kõigepealt kraan laseb läbi. Kraan töötab. Ja järgmiseks on meil siis pudelid. Saate ka muidugi alati varianti, et ostate oma lemmikut õlut ja joote selle ära ja siis tühja taara sisse panete koduõlle. Noh, see on siin siis Selveri kange. Ei ole sponsor. Ja selle mehhanismiga proovime siis pudelit täita. Ehk siis ongi, võtame esiteks siis sellise pudeli, mis tuleb ise koos eraldi korgiga siis ja vaatame. See käib siis niimoodi, et surute pudeli põhja ja siis ta täidab ise pudeli ära, nii et ilma, et ta vahutama väga hakkaks. Vähemalt teoorias. Avame taevaväravad. Õlu tuleb põhjast. Okei, see on suht kasutu hetkel, sest tal ei ole nii suurt survet sees. Seda ei ole hetkel tarvis, sest ta ei vahuta väga palju, nagu te näete hetkel, sest ta ei ole laagerdunud. Ja siis järgmiseks karboniseerimistabletid. Ehk siis, see on siis see, mis paneb talle vurtsu sisse. Üks tablett käib siis 350 milliliitri kohta pudelis. Kui teil on mingi 750 milliliitrine, siis läheb 2 ja nii edasi. Panete selle sisse ja kähku kork peale. Kuradi kork on. Punn peale, aga soovitavalt pange punn õiget pidi. Peale. 1 hour later. Kuradi asi see. Aha. Ja siis pange punn peale. Punn peale ja ongi üks õlu olemas. Ja siis panete ta keldrisse või kuhugi jahedamasse kohta nädalaks umbes laagerduma. Ja mida kauem laagerdub, seda parem on. Seda parem maitse on. Nii, ja järgmiseks võtame siis ühe pudeli. Võtame sellise väikse pudeli. Ja samamoodi täidame ära. Teeme vähe pealt, laseme õhku ligi vähe pealt. Siis ta tuleb reaalselt välja ka. Nagu kaevu ääres. Aga proovime vaikselt lasta, et ta väga palju ei vahutaks.
nii, ja kui on pudelisse pandud, siis võtate korgi. Noh, korgid saate ka, nagu ka kõik pudelid, hästi varustatud keldripoodidest. Ja korgid siis, erinevat värvi korgid, see on mul siuke suvine patii, suveniiduk on selle nimi. Ja siis panete talle korgi peale, võtate selle mehhanismi, panete ilusti keskele ja naksaki. Ja voila, pudel korgitud. Türa ma ei pannud siia seda sisse. Mine munni. Nii, ja siis, kui on pudel täidetud, võtate karboniseerimistableti, panete sulps sisse ja siis võtate ühe korgi, panete korgi peale, siis võtate selle tööriista, kõmm korgi peale, kork kinni ja ongi olemas. Ja nüüd see karboniseerimistablett sulab siin ära, siis ta põhimõtteliselt ongi suhkur lihtsalt. Ja siis see paneb siia pudelile purtsu sisse. Mida põhimõtteliselt teeb ka õlleankur, kui sa paned õlleankrusse, sa paned umbes 140 grammi suhkrut, mis on vees läbi segatud ja lihtsalt siia ja siis see tekitab ka purtsu. Aga kui teil on pudelisse pandud, siis mis te järgmiseks teete? Te tahate sildid peale panna. Ja selleks leiad mingi prinditöökoja, kus saab silte välja trükkida. Noh, ja väga lihtne, mul on siis siuke. See on siis niiduk, mahe suveõlu niidab jalust. Ja võtate oma kleebise. Ja panete ta ülihästi. Ja panete sildi pudeli peale ja ongi olemas. Ja siis panete pudeli keldrisse või siis kuhugi jahedamasse kohta ja ütleme umbes nädal või 2 ja siis ta on ideaalses konditsioonis, et seda sõpradega nautida bussijaamas. Ja sellega võtakski tunni kokku. Vaadake meid ka järgmine kord, kui ma näitan, kuidas puupiiritust juues mitte pimedaks jääda. Mina tänan!